see istub Flow Teaduse Instituut, kus ma olen ka õppinud. Põhimõtteliselt kõige suurem kurnaja meile on täpselt see rumination ehk see tagakuklas, et miski on tegemata, see kurnab tulemuslikkust kõige enam. Ja täpselt, kui sa mainisid ilusti, et kui tuleb koju ja sellega edasi on, siis on siuke kompott on koos, on ju. Jagatud vastutus, jah. Ja introverdid on ju neid massaažitoole nüüd töö juures mainisid ka ilusti, on ju. Ja siis mõned on juba mingid kapslid võtnud, et mine sinna sisse. Mina kunagi töö ajal läksin niimoodi, et ma tahtsin pausi. Täpselt mul oli siuke, ma ei taha minna sinna kööki kõigiga nendega suhtlema. Võtsin auto, sõitsin kuskile metsaäärde parklasse, tukkusin 20 minutit lihtsalt, on ju. Päriselt mingisugune siis tänaseks 10 aastat tagasi. Aga siis on inimesed, kes, ja ma tean ka mitmed ongi, nad võtavad selle, täpselt jälle selle mobiiltelefoni, mitte ma tahan, et see on mingi halb asi, aga lihtsalt see on nagu nii tugev võimendi meie üle, on ju. Scrollivad, kurnavad. Ja täpselt siis see sama Visor, Neurovisor, on ju. Ta on samamoodi, et saaks selle väikse uinaku teha, ta aitab une kvaliteedile ka nii palju kaasa. Et kui sa seda teed päeval, siis sa märkad, et sa õhtul jääd palju kergemini magama. Ja väikest pausi töö hetkel on ju fookus seada, jah. See Neurovisor vist, ta on mingid unerežiimid on seal, eks ole, siis seal on mingid meditatsioonirežiimid, mingi inspiratsioonirežiim vist on isegi. Ma proovisin seda üllataval kombel, ma tegelikult olin too päev väga nagu loominguline, aga see võis olla ka minu lihtsalt selline sellest tööpäevast tingitud. Aga ütleme, sellised seadeldis, et kas selline asi üldse aitab nagu, kui sa korra või 2 seda teed või sa nagu peaksid seda kogu järjepidevalt tegema? Ikkagi järjepidevalt, sest kui ma ütlen, et aju on nagu lihas, vaata, me peame treenima teda, sest et kõik see, kui me tööl ja stressis oleme peaaegu iga päev asjade pärast, kus me seda siis tasakaalustame, peame kuidagi tasakaalustama une, värske õhu, liikumise, trenniga, korraliku toidu ja piisava vee joomisega. Aga nagu kuidas me tuleme hetke, kui kogu maailm töötab selle vastu, et me hetkes ei oleks, on ju. Siis absoluutselt iga päev. Aga see ei ole ainuke asi, eks ole, et see seadeldis võib olla üks asi, aga see võibki olla sinu enda harjumus, et sa ei võta haare telefoni pausi ajal, eks ole, 3 ekraani asemel kasutad 2 ekraani, siis mina näiteks märkasin, et kui ma tööl võtsin 3. ekraani kasutusele, siis nagu see laptopi ekraan oli kasutusel nagu sotsmeedia tääbide avamiseks, eks ole, siis sul nagu sa teed 2 ekraani peal tööd ja 3. ekraan silmanurgast vilgub kogu aeg, sul on mingid inimesed kirjutavad, eks. Kuigi minu töö osa on ka see nagu sotsiaalmeedias oleks, siis see ikkagi mõjutab mind nagu oluliselt rohkem nüüd tänu sellele, eks. Eks ma vastan 2 küsimusele. Esiteks jah, absoluutselt. Meditatsioon, see on lihtsalt üks abivahend, on ju. Meditatsioon 5 minutit aitab juba nii palju. Küll aga nüüd inimesed, kes on hästi analüütilise ajuga, neil on raskem meditatsiooni nii-öelda omistada või ära õppida, võib kuni 2 aastat segi minna. Igal juhul väärt harjutamist. See on ju. Nüüd siis see, mis võtsid nende tääbida kõige selle kohta, et me läheks flow seisundisse ja kui me suudame, see voo seisund on ju, kus sportlased saavutavad, kus me oleme justkui aeg ja ruum kaavad ära ja täiega teeme tööd või mis iganes eluvaldkonnas on ju spordis, kus iganes. Et sinna saada see on faasidest koosnev see vooseisund ja kui keegi saab vooseisundisse, siis produktiivsus võib tõusta kuni 300%. Ulme on ju. Kui ma teen 1,5 tunniga ära 300%-lise boosti tööd, mul ei ole isegi tervet tööpäeva vaja. Paljud ei oska sinna minna. Vooseisund, kuna ta koosneb tsüklitest, siis esimene on struggle phase ja see kestab 20, või siis eesti keeli öeldes, kui see on siis struggle. Mingi vastupanufaas on ju. 20 minutit, see tähendab seda ja ilmselt võib-olla sa oled kogenud ka seda on ju, pead hakkama midagi tegema ja see on niisugune ebamugav, vaata nüüd ma pean keskenduma, see hakkab nagu veits kihelema on ju. Ja täpselt kui sul on need tääbid lahti, sa kogu aeg töötad selle vastu, et sa sinna seisundisse üldse saaks. Ehk see vooseisund, see ma nüüd otsustatult, fokusseeritud, lülitan kõik välja, mul on ainult üks asi ees, mis ma tegema peaksin või valin teha ja nüüd 20 minutit ma tean, et see on see esimene struggle, ma teen selle läbi ja siis on see vooseisund. Seal on kõik magusad, kõige paremad igast hormoonid vallanduvad, et see on täielik nauding on ju, ehk vooseisundi preemia ongi see seisund ise. See on see seisund, kus sa siis põhimõtteliselt võid 8 tundi järjest tööd teha niimoodi, et sa ei pane tähelegi. Vot sa panid praegu ja naelapea pihta, ma kohe ütlen sulle. Üks vooseisund võiks kesta, ütleme 120 minutit. Ja see tuleks lõpetada kõige magusamal hetkel. Sest vooseisund viib kõige kiiremini läbi põlemiseni. Ja nüüd on see koht inimesed, kes on täielikult kirglikult armastavad oma tööd ja nad võivadki lasta, nagu sa ütlesid, 8 tundi järjest. Ja see on nüüd siis ma räägin enda kogemusest ka, ju lasedki järjest päevad, kuni üks hetk ise ka aru ei saa, miks tekib nagu läbipõlemine.